No kui tööriistad on ikka ehitatud selleks, et kaua kesta ja vastu pidada, siis selge on see, et varem või hiljem vajavad natukene hooldust või ka remonti. Makita tööriistad kindlasti on mõeldud selleks, et kaua vastu pidada ja Makital on endal suurepärane suure võimekusega remondiosakond. Kes on Pärnu maanteelt sõitnud, need on näinud suurt valget maja suure Makita kirjaga, sellest on üsna võimatu mööda sõita. Siinsamas Makita peakontoris on tegelikult ka nendel remondiosakond. No remondiosakonnas tegelikult remonditakse põhimõtteliselt kõiki tööriistu, tehakse garantiiremonti, aga tehakse ka sellist remonti, mis võib-olla on mingi õnnetuse korral mõne tööriistaga juhtunud ja tahab korda tegemist. Üks asi, millest võib-olla sügisel rääkida, on aiatööriistade hooldus ja remont, sest lisaks remondile tegeletakse siin mõningal määral ka teatud hooldustöödega. Näiteks kõik, mis puudutab erinevat teritamistööd. Asjad, mis tahavad teritamist, on kindlasti saeketid, suvel võib-olla aias on kõvasti lõigatud, tahab hooldust. Teine asi, mis on kindlasti üks sügisene töö, on ekilõikurite terad. No ekilõikuri tera on selline asi, mida ise kindlasti teritada ei saa, see tahab natukene rohkem spetsialisti lähenemist. Ma ütlen, et ei saa, aga on võib-olla keeruline. Ekilõikuri teritamise võimekus on siin Makita hoolduskeskuses täielikult olemas, spetsialistid teevad töö ära kiiresti ja korralikult. Loomulikult on üht-teist, mida saab ka ise teha selleks, et see tera kauem kestaks, terav püsiks ja ikkagi toimiks nii, nagu peab. Makital on selline spetsiaalne terahoolduse õli, mis ongi mõeldud just ekilõikuri terade jaoks. Mis õli teeb, on siis see, et ta määrib seda tera, et see tera käiks vabalt ja lisaks sellele ta jätab tera peale sellise kaitsekihi, et sinna ei jää kinni siis erinevad puuvaigud ja mingi muu mustus, mis hakkab tegelikult ajapikku siis seda tera kulutama ja tegelikult selle tera tööd takistama. Siin laua peal on näiteks väga hea näide sellest, kuidas ekilõikur on hooldamata õigemini. Seda on valesti hooldatud, siia on pandud mingisugust natukene valeõli, mis tegelikkuses ei kaitse seda tera siis selle vaigu ja muu mustuse eest ja siia terade peale on ka jäänud selline kõva mustus, mis siit enam naljalt ära ei tule. Kodus ise saab juba väga palju ära teha selleks, et selline asi juhtuks. Seesama õli, mida ma mainisin, mis on spetsiaalselt mõeldud siis selle ekilõikuri tera jaoks, seda natukene peal lasta. Tegelikult võib siia nii-öelda juba halvas seisus teradele minna kallale traatharjaga ja selle saab veel täitsa kenasti puhtaks. Aga loomulikult, nagu mainitud, siis alati võib sellega tulla loomulikult ka Makita remondikeskusesse, kus siis tehakse sellele terale täishooldus ja teritatakse ära ka. Paljud kindlasti mõtlevad, et mis seal ikka, et lasen siia tavalise VD40 peale ja küll see töötab ka. No tegelikult ei tööta, VD40 on küll mõningased määrdeomadused, aga ta ei jäta seda spetsiaalset kihti siia terade peale, mis siis hoiab ära selle vaigu ja muu mustuse siia peale ladestumise ja tegelikult ega need määrdeomadused sellel VD40 ka nii pikalt ei kesta ja nii suurepärased ei ole, see on ikkagi natuke teise eesmärgiga õli. No loomulikult on oluline teada, et Makita tööriistu saab remontida ja hooldada ka mujal kui siinsamas Makita remondipunktis. Makital on väga head koostööpartnerid, võtame Tallinnast näiteks Talmak või Makserv, pikem nimekiri kõikidest Makita toodete edasimüüjatest ja hoolduspartneritest leidub loomulikult Makita enda veebilehel. Minge vaadake järgi, mis teile kõige lähem on. Küll aga seesama remondikeskus, mis siin Makita peamajas on avatud kõigile, nii ettevõtetele kui eraisikutele, kellel on mugavam siia tulla, astuge läbi, varuosade ladu on kohe nii-öelda ukse taga, mis tähendab seda, et ilmselt saavad kõik võimalikud tööd kiiresti tehtud. Ja muide, vähe teada fakt on ka veel see, et kui näiteks Makita tööriistal teil garantiiaeg läbi on ja te soovite oma tööriista ise remontida, teil on olemas vajalikud tööriistad, vajalikud teadmised ja oskused, siis ka see on võimalik. Siit samast Makita remondikeskusest tegelikult saab täpselt samamoodi osta kõiki võimalikke varuosasi, mis tööriistade juurde käivad. No kokkuvõtvalt võime öelda, et sügis on tõesti hea aeg selleks, et oma aiatööriistad tuua kas hooldusesse või remonti, aga tegelikult ka teised tööriistad on alati aasta ringi siia Makita remondi töökotta oodatud. Siin töökohas muide on väga head ka testimistingimused kõik võimalikele tööriistadele, ehk et kui on mingisugune viga küljes, mida on keeruline tuvastada, siis kindlasti siin majas lahendus leitakse, vaadatakse, kas teil on asjad loodis, kas asjad töötavad õigete pööretega, kas masinad teevad õiget häält ja nii edasi, tehnilisemaks ei olegi mõtet minna, nii et kui mure on, astuge läbi, kindlasti saate lahenduse ja ma arvan, te saate selle lahenduse võrdlemisi kiiresti.